abikaasa ema kutsus mind, tule kaasa, me läheme oma kollektiiviga õmblusvabrik Sangar naistega pohli korjama. Kas sa soovid ka kaasa tulla? No kas mul oli mingit variante? Loomulikult, kui ma oleks sellel ajal, kus isegi veel ei olnud mul kätt palutud, tõsi, seda tehti kõigest mõne nädala pärast, kus ma oleks öelnud, et ei, ma ei ole huvitatud marjade korjamisest, kui sellel ajal juba ju riigikord lagunes ja mitte midagi ei olnud saada, ei toitu, ei asju. Aga sellest ei olnud suurt midagi, sest armastust oli nii palju. No vot, siis sõitsin terve bussitäie oma tulevase ämma kolleegidega Rabasse. Ja loomulikult ma jälgisin ainult ühte, vilks ja volks, kui kiiresti korjab minu tulevane ämm neid pohli. Ja proovisin, et ma ei jääks maha. Aga õmblusvabriku naistel on sõrmed väledad ja nobedad ja nad on harjunud keskenduma. Ma olin päris oimetu, aga muudkui ikka vaatasin, et noh, ikka see mõõt oleks sama. Ja rabasin. Ja järsku juhtus midagi. Üle mu pea lendas sookurgede parv ja siis veel teine ja kolmas. Ja kuidagi need käed nagu vajusid ja kõik mu pilk ja süda kuidagi kiskus kaasa nende sookurgedega. Nende hääled, kui te nüüd teate või võite kuulata kodus, sookure hääles on erakordne igatsus ja ka mingisugune teatav kurbus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kui raske teekond, kui ohtlik see on. Ja kõik just kui iseeneses hakkas nagu palvetama, et need kured ikkagi jõuaksid pärale. Ja siis ma nägin, kui imeilus on see raba, kuidas seal päike sätendab ja kõik need sügisesed rabavärvid ja need imelised naised seal oma perede eest hoolitsemas. Ja ma tahan öelda, kallid vanemad, et kui teie saadate täna oma väiksemaid või juba tõeliselt elujõulisi pesaelanikke teele, siis võib-olla, kui nüüd võrrelda neid kahte hoolt Martaga ja Maarjaga evangeeliumist, kus Marta toimetas ja ütles siis Kristusele, et vaata, su õde ainult istub, minu õde istub ainult su jalgade ees ja üldse ei aita mind toimetada ja talitada. Ja siis Kristus ütles talle, sinu õde on valinud õige osa, seda ei võeta temalt ära. See tähendab, et ta püüdis iga elusõna. Ja mulle tundub, et ka tänaste generatsioonide eest on vaja hoolitseda väga mitmel tasandil. Ja nad vajavad eeskätt palveid oma teele kaasa. Et mitte rääkida nendega nii palju, kuivõrd nendest Jumalaga. Just nõnda on öelnud professor Philippe Mamalakis, kes on meie kooli hea sõber Kanadast ja meie nõuandja. Aga tõepoolest, mida siis lindudelt õppida? No tore lugu, kõnnin igal pool, vaikselt. Ja just nimelt. Lindudelt, kes ju kogunevad parvedesse selleks, et koos, mis te arvate, kas rännata on lihtsam või kergem? Lihtsam või keerulisem kui üksi? Mis te arvate? Lihtsam. Miks lihtsam? Koos on teistsugune keerulisus. Nimelt seal valitseb kord. Kõige kogenemad, kõige tugevamad on ees. Nemad teavad teed. Ja nõrgemad ja nooremad, Artjom, on tagapool ja õpivad, ka jätavad teekonda meelde. Aga lihtsam on 9. klass.
oskate arvata, mitu protsenti on koos rännates lihtsam kui üksi? Teadlased on selle välja mõõtnud. No pakkuge. Hea pakkumine. No ma usun, tegelikult sul on õigus. Sellepärast, et lindude ränne on ka jätkuvalt teaduse jaoks suur müsteerium. Ma olen sinuga nõus. Aga no vähemalt teaduskirjandus ütleb 30. Miks? Õpetaja Olegi füüsikaõpilased vastavad, miks? Sellepärast, et kes on ees, tema tiibade hoog kannab järgmist. Ja nad oskavad niiviisi hoida vahet, tuult ja nii edasi. Nüüd on ju GPS-seadmed, mis uurivad, kuidas linnud lendavad, kus peatuvad ja nii edasi. Ja mis on selle tulemus? See, et lindude ränne on veel saladuslikum, veel keerulisem. Mille järgi nad orienteeruvad? Päikese, kuu, tähtede, maa, magnetväljade, ka maamärkide nagu mered ja mäestikud. Aga sellest kõigest on veel vähe. Ei teata, kuidas linnud oskavad, sest isegi need, kes lendavad 1000 kilomeetreid, nende teega on ta mõõdetud nende pesitsuspaigani, ja teate, see läheb nagu mööda joollauda. Nad ei eksle nagu meie. Niisiis, linnuränd on saladus. Aga mida me räägime siis veel inimese rännakust? Ka see on suur müsteerium. Nüüd mõned linnud lendavad kolmnurkades, parvedes, aga mõned suisa üksi. Mõned liigid asuvad üksi teele ja jõuavad üksi pärale. Aga inimene on selline, et ta vajab mõlemat. Ja ma usun, nii see lind, kes lendab parves, kui see lind, kes lendab üksi, tajub elu müsteerium. Tajub ennast osana tervikust. Sest näiteks enne rändetõkkeid, näiteks meil Sõrvesäär või Gibraltari väin, linnud ootavad teisi parvi. Nad kogunevad veel suuremaks koosluseks, et siis koos ületada kõige raskemad kohad. Ja meie kool on siin nagu väike sümbol, mis on kasvanud iga aastaga selleks, et koos ületada järjest suuremaid tõkkeid. Aga nüüd inimese teekond ja saladus. Psühholoogid ütlevad, et iga inimese elus on mõned olukorrad, mida võib nimetada selliseks fenomeniks nagu kutse. Mitte alati, aga just keerulistel aegadel on inimesele avatud võimalus sellisest igapäeva konventsionaalsest teadvusest astuda edasi metafüüsilisse, sellisesse, kus inimene tajub ennast suure terviku ja igavese elu osana ning tajub oma vastutust selles. Seda võib nimetada selliseks virgumiseks. Me saime nüüd augustikuus meie eelmise aasta 8. klassi, aga ka 4. rahulolu küsitluse tulemused. Mäletate, te vastasite. Toimus riiklik rahulolu küsitlus ja seal väga erinevate parameetrite järgi me saime teada, mis on meie koolis madalam ja mis on meie koolis kõrgem kui keskmiselt Eesti koolides. Me saime teada, et meie koolis on madalam vägivald, küünilisus. Õpetajad, mis veel oli madalam? Aga oli midagi, mis oli keskmisest kõrgem. See oli seotus. Ja vot millest ma tahtsin rääkida, mis oli madalam. Õppimise tähenduslikkus. Ja see rabas sellepärast, et mulle tundub, et meie keskkond ja teie ise olete tähendusi tulvinud. Ja ma mõtlesin sellest pikalt. Miks te tunnete, et teie õpingud ei ole teie jaoks tähenduslik?
ja ma mõtlesin välja midagi sellist, ma ei tea, kas see on tõsi, aga mulle tundub, et meie kooli õpilased on erakordselt vastutulelikud. See võib-olla on niisugune energiavahetus, et ollakse kuidagi loomul tasa tänulik ja siis on soov nagu vastata. Ja nüüd ma tahan teile öelda, et just selles vanuses, kus teie olete, leitakse oma elu eesmärgid, oma elu kõige sügavamad väärtused. Ja palun tegelege nendega. Esiteks mitte ainult seetõttu, et need muudavad tähenduslikuks teie õppimisest, et te näete nagu seost iseendaga, vaid seetõttu, et te hakkate nende juurde ikka ja jälle alati tagasi pöörduma, siis kui te olete 30, 40, 50, 60, 70 ja edasi. Nendest saab teie jõuallikas, sest kui te eksite, tuleb minna tagasi algusesse, nagu on öelnud juba Anton Hansel Tammsaare. Ja palun andeks, ma veel natuke paljastan end siin, öeldes, et ma olin 16, kui kirjutasin kuidagi intuitiivselt oma päevikusse ja tõepoolest neid asju tuleb ka üles kirjutada iseenda jaoks. Kirjutasin minu elu eesmärk number 1. Ma üle kõige soovisin abielluda. Ja ma kirjutasin, et ma soovin saada heaks naiseks, teiseks heaks emaks ja kolmandaks heaks õpetajaks. Ja kui nüüd 18 lisasin ka heaks inimeseks, nagu avanes see dimensioon ka. Ja kuigi sa elu jooksul või mina sellest kukun läbi palju kordi, ei ole sinna asemele ometigi midagi tulnud. Seega teil on käes äärmiselt tähenduslik aeg, kus te rajate oma tervet järgnevat täiskasvanu elu. Mul on 2 luuletust, ma ei tea, kumba lugeda. Aga ma loen siis ikkagi Juhan Viidiku. Kõik läheb omasoodu, nii on määratud. Kõik võivad ümbersündi oodata ja loota. Sa vääratud vaid siis, kui oli millest. Ma küsin hingamiselt, vaikuselt ja lillelt. Ma kuulen, hingan, olen, vaatan, kuulan, ootan. Kõik läheb omasoodu. Nii on määratud. Meie sees on võimalused, nad on määratud. Niisiis, tähelepanelikkust, virgust, sisemist kõrva teile, et tunda ära oma tee enda sees ja teistega koos. Ilusat kooliaastat!
tule eest. Laulu sees me virgume kõrgemaks kui ise. Suureks ennast laulame, suureks olemise. Laulu sees me virgume kõrgemaks kui ise. Suureks ennast laulame, suureks olemise. Kui kuulatad vaikust, siis ta ei olegi enam vaikus. Üks herilane pinitab aina traatpõrgu taga ja väljast kostab rohutirtsu sirine. Ka virk pliiatsi krõbin paberil ulatab üle vaikuse läve. Iga liigutust saadab naksatus, kriuksatus või siis tõuseb tuulehoog ja aknas kostab sahinat, siis konnakrooks, siis hiireviu hõige taevast. Vaikust ei olegi. Kas siis, kui summutada kõik need välised hääled, ei saabu vaikus? Ei. Hakkad kuulma hääli iseenda kehast, südamelööke, hingetõmbeid. Kas õnnestuks summutada, lülitada kõrvade kuulde ulastusest välja ka need elava keha hääled? Kas siis hakkaksime kuulma midagi veel vaiksemat? Näiteks vere liikumise häält soontest või isegi mõtete liikumist ajus. Tegelikult on vaikus häältel nagu kirjamärgile puhas paber, taust, mille ta tuleb esile. Kui oleks vaid hääl, ei oleks hääl hääl. Me ei kuuleks teda. Hääl on olemas vaid vaikuses. See tähendab, et ei ole põhimõtteliselt vahet vaikuse ja hääle vahel. Häält võib kuulata vaikusena, vaikust häälena. Nagu vahel siin maal, kus vaikusest äkitselt saab kõrvu lukustav kumin, mis matab kõik enda alla, summutab kõik hääled, on neist valjem ja võimsam. Tegelikult ongi vaikus häältest valjem ja võimsam. Hääled saavad olla olemas vaid tänu temale. Ta oli enne hääli ja jääb pärast hääli.
Sepalet, kes luges Jaan Kaplinski teksti. Kuulsin, et ühes peres oli suurem vend öelnud esimesse klassi tulevale õele: see on suur au, et sa saad aabitsa Estonia kontserdisaalis. See tõesti nõnda oleks, sest Juhan Liiv andis sinna oma pintsaku selle hoone ehitamiseks 110 aastat tagasi. Oleks ääre pealt andnud. Pakkus seda, sest muud tal ei olnud. Pluss kogu muu suur lugu veel. Ja lohutuseks tsiteerin seda esimese klassi isa, kes eile õhtul kirjutas mulle: mida vaesem katedraal, seda rikkam hing. Seda hingerikkust teile me nüüd hakkamegi edasi andma siin koos teie õpetajatega. Ja palun siia õpetajad Kaja ja Merike. Ja me hakkame andma teile aabitsaid niiviisi, et lõikame teie nime, te tulete siia ja siis esimene lend asetab teile pähe kooli tekli. Nõnda saab teist päris Püha Johannese kooli õppida. Olete valmis? Hästi. Aurelia Loreleta. Aaron Raul Albert. Karula Johanson. Andreas Silde. Karula. Elisa Vinkel. Artjom Kuznetsov. Eva Bloom. Bruno Laur. Eva-Maria Torin. Daniel Trent Simm. Gemma Helena Reinaru. Georgi Startsev. Gloria Udar. Jakob Startsev. Kail Astrid Fink. Jasper Tübar. Jasper. Vaatame, kas meil läks natuke sassi. Aga see õpetaja annab sulle selle ja loeme, kes on siin. Nii, kohe on hästi. Kohe kõik läheb hästi edasi. Ja Karoliina Laurik. Joonatan Müür. Kertu Rinne.
Karl Kurvits. Loore Rinne. Kaspar Paldre. Maria Liv Villman. Kõu Praks. Marit Laasik. Oliver Onatski. Matilda Oja. Oskar Sadam. Matilda Meri Saamer. Otto Harald Tammepuu. Noora Rahel Lilleoja. Paul Lilleoja. Olivia Puumann. Rasmus Vaagerits. Ville-Riin Kalmister. Viljan Tamm. Samira Ramazanova. William Jürlau. Sofia Starosta. Sonja Kern. Eile Tolvistu. Ja palume siia meie koduõppeosakonna koordinaatori Ingrid Vooglaiu, kes annab aabitsat meie koduõppeosakonna lastele. Samuel Sikk. Stella Kristiin Maisoo. Ja kodudes 3 esimeses klassis teed alustavad Martin Vellend, Rainer Rüütli ja Markus Linnamägi. Lehvitame ja teeme neile aplausi.
lõunalaud.